nüüd ma sain aru, milles asi on. Need inimesed on lihtsalt väga perelembesed ja sihuke ideaalne suurpere on sageli nagu ka eesmärgiks seatud, et seda on hea teada, sellega on hea arvestada, et ei paneks sinna mingit väga teist eesmärki on ju. Et mida minu maailm jah täis on, et kus see ideaal on siis see üksik pokkerimängija, kes ükskõik mis turgul suudab võita. Et selle asemel pigem eelistatakse kohalikku suurperet, et sellise individualistliku maailmaränduri eesmärgi poole ei püüelda. Et seda on hea teada, kuna ma õpin ise ka turunduse kohta parasjagu. Et siis see ei tasu onju täiesti mingi ufot asetada kuhugi ilma kellegagi rääkimata, et mis sa teed onju, et ma ei saa aru, mis asi see on see vastus siis. Ja see on kahtlemata väga-väga armas see tendents ja väga sõbralik ja sobib väga hästi. Lihtsalt, et enda tegevuse ja turunduse valikul siis ka seda rohkem arvestada. Et üks asi on veel, mida veel arvestada, et see lapsehoidjat on alati igal pool vaja. See on see asi, mida ma ka ei teadnud suhtesse astudes aga nüüd, kus mul on 2 last, kes saavad, mis nad saavad päris vanaks juba. Ma ei teagi, kui vanad nad on. Kas nad on 8 ja 6 ja saavad 9 ja 7 või vist ja või nad alles saavad 8, igal juhul midagi sellist. Ja nüüd ma sain aru, kuidas igal pool tahetakse seda lapsehoidjat lihtsalt. Ja need ei märka kuidas see nagu sinna on nihkunud juba või see, mis on ka armas omamoodi, et see tähelepandamatu lapsehoidja võib väga suurte pokkerivõitudega minema jalutada. Et siin tasub ka meeles pidada seda, et prioriteet on see suurpere on ju, et kuigi võib tunduda on ju, kuigi on ju, et laps on kuskil on ju küla peal, et nad nagu ei hooliks, tegeline prioriteet on ikka see suurpere on ju. Et see ei tasu nagu hukka mõista seda pealtnäha hoolimatust. Nad on seadnud kõrgema sihi ja siis ebamääraselt püüdlevad siin suunas. Et selle vastu õnneks pole veel eksinud, aga õnneks nägin seda enne, kui eksisin selle vastu. Ja